Tere tulemast Musta kassi tarot lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15–21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No 2 esimest kaarti on mõõkade 4 ja sauade 9 ja nad mõlemad räägivad väsimusest. Nad räägivad sellest, et te olete lihtsalt kas üle töötanud, väga väsinud ja oleks vaja puhata. Mõõkade 4 ütleb seda kindlalt, et nüüd tuleks puhata, aeg maha võtta, lihtsalt natukene puhata. Aga see sauade 9 räägib sellest, et teis on olemas see sisemine jõud. Te olete võimsam, kui te ise arvate. Teis on seda südikust ja sisemist jõudu rohkem, kui teie ise arvate, et teil olla võiks. Siis on mõõkade äss. Mõõkade äss on tõde ja selgus. Ja kui teil olidki mingid kahtlused, siis mõõkade äss toob seda tõde ja selgust ja ütleb, et nii ongi. Nagu teie tunnete ja tahate, nii ongi õige. Et eks tuleb tegutseda enda sisetunde järgi. Kõrval on siin karikate baas. Karikate baas tuleb uudistega. Võib-olla ta toobki teile selle tõe ja selguse uudistena. Teil tuleb ikkagi otsustada, kas võtta või jätta. Sellepärast, et siin all on see müntide 4. Müntide 4 minu jaoks on kitsimehe kaart. Mees istub oma raha hunniku otsas ja ta ei taha kulutada. Ta ei taha kulutada mitte midagi. Ei oma raha, oma aega ega oma energiat. Võib-olla tuleb see baas teile, see karikate baas teile uudistega, kutsub teid kuhugi, pakub teile midagi, kus te peaksite siis osa võtma, oma aega, energiat või raha kulutama. Siin edasi tuleb teil müntide kuninganna. Müntide kuninganna ongi rahaasjades väga tark. Tema teab täpselt, kuhu kulutada, kuhu mitte. Müntide kuninganna ei tee emotsiooni oste. Tema ei lähe poodi. Kui tema läheb poodi, on temal nimekiri. Ja tema läheb sinna poodi ainult nimekirja alusel ja ostab täpselt seda, mis seal nimekirjas on. Ja just nii palju, kui seal nimekirjas on. Et ta ei ole selles mõttes vaene, ega ta ei ole kitsi. Aga ta lihtsalt ei loobi oma raha vasakule ja paremale. Kuna ta on tulnud nüüd selle kitsimehe kõrvale, siis nad kuidagi on omavahel seotud. Mõõkade kuninganna ei ole tegelikult kitsi, aga ta ei kuluta oma aega ja raha ja energiat lihtsalt niisama. Ilmselgelt ta vaatab ennem, kas tal seda kõike vaja on ja seda sama tarkust ja seda sisemist jõudu on teil endal ka, et teha see õige otsus. Kas võtta pakkumine vastu või mitte, kas kulutada aega ja energiat või raha või mitte. No igal juhul lõpeb selle nädala lugemine teil siin karikate 10-ga. Karikate 10 on minu jaoks täielik idüll. See karikate 10 on üks ilusamaid kaarte selles tarokaardipakis. See räägib sellest, et vikerkaar on taeval ja ema-isa vaatavad, kuidas lapsed mängivad. Kõik on korras. Absoluutselt kõik on korras. Isiklikus elus on kõik korras, kodus on kõik korras, rahadega on kõik korras, tervisega on ka kõik korras. Kõik on korras lastega ja lastelastega, no kõik ongi väga super. Mulle meenutab see praeguses ajahetkes pigem seda jaanipäeva, mis meil siin tuleb. Et tuleb suguvõsa kokku, kõik on nii kena, tehakse väike pidu, lõkke süüdatakse, kaetakse laud, räägitakse juttu. Vot selline sõbralik olemine ja kõik on tegelikult kõige paremas korras ja kõik on hästi. Selleks ajaks unustatakse kõik mured ära, tuntakse rõõmu üksteise seltskonnast, koos viibimisest. Ma saan aru küll, et ega see jaanipäev veel ei tule, nagu sellel nädalal, ta tuleb alles järgmisel. Aga keegi ei keela ju pidu teha ka pisut varem. Ja eks universumil ka on oma aeg. Ei ole päris meie aeg, mille järgi universum oma asju ajab. Vot selline nädal tuli teile, armsad neitsid. Et mis siis ikka, eks te peate otsusele jõudma, kas võtta pakkumisi vastu, kas kulutada või mitte.
Ma näen ainult seda, et teil on see jõud olemas, aga puhkama peaksite ka. Ärge siis üle pingutage töödega ja puhake ikka ka. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.